Selles õppevideos räägime siis XML-i metsaregistrisse üles laadimisest. Oleme siis sisenenud metsatoa siis FIS-i andmebaasi ehk vaadata siis üle, et milline ta siis päriselt on või millist siis mina siis metsakorraldajana kasutan. Et see andmebaas tegelikult väga palju ei erine sellest kooliõppe andmebaasist. Mis siin natukene teistmoodi on siis see, et siin on juba sisestatud tarkvaraarendaja poolt siis vastavad andmed, mida siis õppebaasis ei olnud. Aga hakkame siis järjest minema ja vaatama. Oluline asi on see, et kui ma hakkan XML-i esitama, siis ma kindlasti loon uue versiooni. Ehk mul kindlasti see vana alles jääks igaks juhuks. Teen siis arvutamise kontrolli. Arvutas ära, ühtegi viga, loogika viga välja ei tulnud. Vaatan igaks juhuks ka andmetele peale. Vaatan, et andmed oleks enam-vähem korralikud, raied oleks planeeritud, G-d või siis tükiarvud oleks siis märgitud. Lisaks vaatan, et kas ma metsakasvatustööd kui sellised olen ka ära märkinud. Kui mul see osa on tehtud, siis liigun tagasi takseerkirjelduse vaatesse ja avan metsapassi. Metsapassis ma kindlasti märgin ära siis, millal välitööd on tehtud. Tegin näiteks eile. Küsib mu käest, kas midagi üle arvutada, kuna tegemist on siis poole aasta vanuste andmetega, ütlen, et ei ole vaja. Vaatan, et kes oleks metsakorraldaja ja et metsakorralduse andmed oleks ilusti peal. Jah, kui see on tehtud, siis okei. Järgnev tegevus on see, et liigun siis kinnistute nimekirja. Olles jõudnud nüüd kinnistute nimekirja, valin siis selle konkreetse tüki välja, mida ma tahan siis või millele ma tahan siis XML-i teha. Otsin üles siis tööriista ikooni ekspordi XML ja nüüd ta küsib mu käest, kas ma tahan lisada dokumenti, et kas mul on see näiteks paberkandjal olemas või ma lihtsalt salvestan XML-i. Salvestan selle XML-i siis ilusti ära. Mina kasutan siis salvestamiseks lihtsalt näiteks allalaadimise kausta. Kui mul see tegevus on tehtud, siis ma liigun edasi metsaregistri juurde. Metsaregistrisse jõudes, siis eraldiste andmete esitamine. Ja siia ma saan siis lisada selle faili, mida ma siis alla laadisin. Metsaregister teeb siis loogikakontrolli. Ehk, mis ta siis küsib mu käest? Või ütleb mulle, et mis on valesti. Puudub metsaomaniku kinnitus inventeerimisandmete esitamiseks. Ehk, tegelikult mul praegu ei ole alust neid andmeid metsaregistrisse esitada. Kaalutud keskmine vanus erineb arvutatud väärtusest ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis selle konkreetse andmeid ma metsaregistrisse esitada ei saa, sest see roheline nupp on tegelikult niinimetatud töölt väljas. Ma saan lihtsalt katkestada. Kui nüüd metsakorralduslik kontroll leiab, et kõik on okei, siis see pilt näeb välja midagi sellist. Ehk ei ole ühtegi punast hüüumärki, ühtegi punast juhist. Lubatud on siis kollased hüüumärgid, mis siis ütlevad, et midagi võiks olla nagu teistmoodi, aga otseselt ei keela andmeid siis metsaregistrisse esitada. Kuna neid andmeid ma olen korra juba metsaregistrisse esitanud, siis ma neid uuesti esitama ei hakka, ehk ma katkestan. Vaatame siis korraks, milline näeb välja üks XML kõhust. XML enda kõhust näeb siis välja midagi sellist. Sellisena siis tegelikult andmed siis metsaregistrisse üles laetakse. Meil on siin olemas ettevõtte andmed, eraldise andmed, metsakorraldaja andmed ja nii edasi ja nii edasi. Aga ei ole metsaomaniku andmeid siis, nagu ikka. Kui nüüd on vajadus seda muuta, näiteks ei ole võimalik metsakorraldustarkvaras seda teha,
sest loogika erinevused on nii suured või arvutusloogika, et siis saab ka XML-i seest. Ja selleks on siis hea kasutada Notepad'i ja Notepad'i sees näeb see koodirida midagi sellist välja. Siin tuleb nüüd otsida õige number, õige koht, ehk siis jooksevad nad siis eraldiste järgi ja muuta näiteks ära siin mingisugune number. Noh, taame natukene suuremaks ja siin siis näha, kus meil siin jookseb, on ju. Geomeetria info, XY koordinaadid, rinded ja nii edasi ja nii edasi. Eraldise number jookseb niimoodi, 4. eraldis, inventeerimiskuupäev. Niimoodi otsidki üles, kus kohast tuleb siis 2 noole vahel siis number ära muuta ja proovida siis uuesti andmed metsaregistrisse üles laadida. Natukene keeruline on, aga tegelikult on tehtav ja päris paljud metsakorraldajad, kes ise andmeid siis metsaregistrisse üles laevad, need seda siis ka kasutavad. Sellega võiski nüüd tegelikult selle XML-i üleslaadimise ploki siis nagu kokku tõmmata. Tähtis on siis see, et piirid ei kattuks ja ei oleks ülekattega. Piiripunkte oleks kõrvuti olevatel eraldustel täpselt ühepalju ja põhimõtteliselt muud keerulist ju ei olegi. Aga head katsetamist ja kohtume järgmises õppevideos.